Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 25. episoodi. Hõbejuubli puhul on mul jällegi saates kaasas Jakob ja Mattias. Tere! Tere! Kui hääletunnist ei olnud aru saada, siis Jakob on niivõrd õnnelik, et on endale koroona hankinud. Jah, ma olen äärmiselt õnnelik, Andreas. Oota, sul on koroona või? Jah. Aha, unlucky sinuga. Ma ei teadnud, et sul koroona on. Arvasin, et sa oled lihtsalt haige. Ja, ei, tänapäeval lihtsalt haige ei saa enam olla. Koroona update'iga võeti teised haigused ära. Hei, aga kas sul on ikka kiip sisestatud endale või? Jah, aga see kurat ei aidanud mitte midagi. Ai, no pea vastu. Ja eks me ürita. No mina olin suke juba paranemistel, kui me podcasti tegime. Sul on, ma arvan, sul on pikk tee veel minna, ehk siis ärge pange kuulajad pahaks, kui Jakob ei ole täna niivõrd rõõmus, kui ta üldiselt on meil. Üldiselt on Jakob väga rõõmus meil, jah? No, muidugi olen. Okei. Ei, tegelikult, ma ei tea, mul siiani nagu, no ma ei tea, asi võib veel hullemaks minna, aga ma olen paar päeva juba haige olnud ja no väga palju hullem kui mingi lihtne nohu ei ole olnud seega. Ma ei tea, kas see tähendab, et hullem on veel ees või see võib-olla tähendab, et haigus on nõrk või? Jah. Sa oled tugev lihtsalt. Ma olen lihtsalt built different. Koroona ei tea mulle midagi. Sa oled teine tõug. Koroona ei tea, mis teda hittis nagu. Ja, koroona tuli mu kehasse mõttega, et vaata seda tauni. Ja guess what, koroona. Sa võta välja, noh. Jah. Jah. Nii on. Igastahes, kui te tahate veel meid kuulda ja eriti Jakobit tema niivõrd hea häälega, seksika häälega, siis followge meid Instagramis @puhkekajutud ja palun kuulake meid Spotify's ja Apple Podcastis. Palun. Noh, tuleb jälle podcast välja meil esmaspäeval, nagu ikka, aga siis on meil töönädal alanud ja rekordimise ajaks on meil veel vaheaeg. Kuidas, siin vaheaja lõpus, kuidas oleme veetnud, kas on märke taastumisest, et võiks kooli minna või seda ei ole meil kunagi? Ei ole. Ma ei. Kas sa maal said käidud vahepeal? Ja, sain maal käidud. Väga meeldiv oli tegelikult. Ma ei tea, ei taha väga kooli minna enam. Vaheaeg on jube mõnus. Ja nii mõnus vaheaeg on kutid. Kas sa maal tööle käinud või? Ai, ma aitasin isal lihtsalt talu peal tööd teha. Aga no jah, käisin jutumärkides tööl. Parem kui kool selles mõttes, saan aru. Ei no, vahelduseks oli suht hea nagu paus, vaata. Noh, mõnus on, ma ei tea, tööd teha füüsiliselt, mitte vaimselt. Ei jah, treenime nii füüsilist kui vaimset tervist endal seal raskel perioodil, mis meil siin on. Mis periood meil on? 4. periood. Kas ta algas või kas ma pean õppima? Ei, ta just algas, eks? Algas jah, just hiljuti. No. Siis ei tohiks su väga raske olla tagasi kooli minna. Ei no jaa, aga kuidagi jube, mõnus on puhata ju. Eriti arvestades kõiki asju, mis maailmas toimub. Ka väga suur on Venemaa ja Ukraina vaheline olukord. Väga huvitav. Ei või? Huvitav kindlasti. Ma ütleksin, et minu unetunnid on see, mis on natuke probleemsem osa, et vaheaja keskmine on jälle suke 12 tundi. Kool ei taha seda 12 tundi mul. Ma ei tea, ma pean vist mingi arsti juurde minema. See ei ole väga okei, et ma lihtsalt magan ja ei tee mitte midagi. Ei, see ongi puhkamine, mees. Kas see nagu ohtlikuks ei lähe mingil hetkel? Ei. Öeldakse, et uni on hea ju. Mingi pika elu saladus on uni, aga kas see, et sa magad oma pool elu maha... See on taktika. Ei, vaata, sa kuskil oled kaotanud neid unetunde ja siis sa teed vaheajal selle kõik tasa.
ma arvan, tasa ma neid päris ei tee nüüd, aga No järgi jõuan ma kindlasti. sellepärast peabki vaheaeg pikem olema. Haridusministeerium, kuulake mind nagu. Jah, kuulake meie nõuannet. Lapsed peavad saama oma unetunnid järgi magatud. Tehke vaheaeg pikemaks. Või koolitunnid lühemaks. Ma ei tea, miks see koolitunnid olid, aga jah. Tehke mu elu lihtsamaks lihtsalt, ma ei tea. Jah, palun. Eemaldage. Oota, mida me õpime praegu matemaatikas? Kompleksarvud minu elust, aitäh. See ei ole riigi õppekavas ega ju? Ma ei tea. Kompleksarvud riigi õppekavas ei ole, aga see on meil nimina praktikumi teema, mitte tavalise. No kui riik arvab, et mul seda vaja ei lähe, siis päriselt mul seda ilmselt vaja ei lähe. Okei, palun riik, eemaldage argsiinus ja argkosiinus ja tangsiin, ma ei tea. Need on siiski meil õppekavas. Ei no, need on õppekavas, aga palun, tehke elu kergemaks. Võtke ära. Ei, aga tegelikult mehed varsti nagu nii kaevame kraavi siin kuskil Tartus, nii et ära kiirusta nüüd. Ei, tänapäeval ei tehta enam kaevikuid. Tänapäeval joostakse lagunevates majades ringi. Okei. No siis otsime mingi laguneva maja üles ja. Jah. Ei, need leida, ma arvan, väga raske ei ole. No ma arvan ka tegelikult. Kas te nägite eBay's saab osta Vene tanke ja soomusautosid või? No keegi haslib praegu seal Ukrainas nagu. Emps ütles, et oi, kas sa tead, siis ma ütlesin, et ostame ära, et kulub kunagi ikka ära ju. Jah. Kui nagu sõjas pole vaja, siis saad lihtsalt mingi poes käia sellega või midagi. Jah, just noh. Kui mingi võõras inimene tuleb meile hoovi peale, siis saab kohe nagu, et kuule, mõtle korra üle vaata. Mul on tank. No võt noh. No see Zelenski oli mingi avalikult öelnud ka, et seda riigile ei pea nüüd teatama, kui sa saad mingi Vene tangi või midagi. Sa võid lihtsalt võtta eravaraks selle. Ja kui sa müüd selle maha, siis makse maha ei lähe. Oh my god. Zelenski on siuke legend, ma ei tea. Ta on legend. Ta on ultra chat, lihtsalt giga chat. Reaalselt. Ma arvestan seda White Putin walki, mis meil oli vahepeal. Nüüd on lihtsalt White Zelenski. Me kõik arvasime, et Putin on chat, aga noh. Putin tahab minna ajalukku selle sõjaga, aga hoopis Zelenski läheb nagu. Putin läheb ajalukku lihtsalt absoluutselt igal valel põhjusel. Jah, ei see ka veel ikka. Kas te olete seda videot näinud, kus mingi uudisreporter Venemaal teeb selle mingi stock exchanger'iga intekat või? Ja siis ta teeb pudeli lahti. Ja. Ütleb, et 12-13 aastat tagasi üks mees viina selle börsi surmaauks, ma joon gaseeritud vett. Ja siis see reporter, aru oli saada, et või kohe mõtles, et ega mina palka ei saa nagu. Nähast oli juba näha, et no jaa, ma ei taha uskuda seda, aga pappi ma vist ei saa. Oi, ei, aga see mul ema näitas ka mulle mingit Zelenski enne, kui ta presidendiks sai, siis ta tegi mingit komöödia saate moodi asja. Ja siis üks oligi siuke, et ta teeskles, et ta on Ukraina president ja et ta tahtis sinna Euroopa Liitu või et ta tahtis, et Ukraina liituks Euroopa Liiduga. Ja siis Merkelilt tuli mingi kõne, hakkas mingi rääkima, et jaa, tervist, te olete vastu võetud Euroopa Liitu ja värki, siis Zelenski oli nagu üliõnnelik. Aga siis see Merkel oli nagu, oot, kellega ma räägin praegu, see on nagu, minna Zelenski, see on Ukraina president. Ja siis see oli nagu, ma tahtsin Montenegro presidenti minu paha. See oli, mu ema nagu suri selle nalja kätte ära lihtsalt, ma vaatan, et sa pidid naerma selle. Nagu mul ei olnud muud valikut, kui olla nagu ja väga naljakas. Saada mulle palun. No ta ei saatnud mulle seda, aga
ja nüüd kui mu ema kuulab seda, siis see oli päriselt naljakas emme. ma just tahtsin öelda, et mis siis, kui su ema kuulab seda podcasti nagu. Sel juhul oli see väga naljakas. jah, meile ka, Jakob saatis meelega edasi selle. ja väga ei, ma ei saanud seda, mu ema ei saatnud seda mulle lõpuks. ei, Jakob otsis eraldi üles selle ja saatis meile selle. See oli väga naljakas, sellepärast ta tegigi seda. Mingi hetk mees tegi ilmselt nii halva nalja, et ta lähebki presidendiks, siis see nagu tuli lihtsalt, lõpuks juhtus lihtsalt. Mingi tõsielu saates raudselt ütles, et ei, ma ei tea, Aleksandra, mina lähen presidendiks ja ta läkski. ma millegipärast arvan, et see, et ta presidendiks sai, ei olnud mingi nalja pärast, aga see on lihtsalt mine tea. see on lihtsalt mina, ma ei tea. Ja mis ma vaatasin, no mis meil on neid põgenikke juba korralikult palju, mingi üle milli, mis on huumor, sest see on mingi Eesti rahvaarv enam-vähem. Ja nüüd Venemaa pani neid sanktsioone, et no ukrainlasi lahkub 1 miljon, aga Venemaa paneb ka sanktsioone, et nende riigist ei tohi mingi lahkuda enam. Sest nii suur väljaränne on. No muidugi. Sa lihtsalt alustad sõja ja siis keelad oma rahval veel lahkuda, aga see on... Nad on different breed. No ma ei saa sellest aru, et miks kõik nagu kuulavad seda venda. Aga see tekitab minust kõige rohkem küsimusi ongi see, et sina nagu inimesena, kas sa mõtled nii vähe iseenda eest, et sa ei saa aru, et see, mida ta teeb, on vale? Nagu tema mingi kredi käsilased, kes tal on seal kõik, mingi turvad või need, vaata, noh, sulle makstakse palka, et kaitsta mingit täiesti segast inimest. Nagu selles suhtes, et mina, oletame, olen tema mingi ihukaitsja. Ja siis, noh, ma saan, ta hakkab mingi lolluse tegema, siis nii, mis ma teen? Ma lasen, oletame, mina lihtsalt võtan oma püstoli, teen tuh väikese. Okei, võib-olla mingi teine vend laseb minu maha, aga nagu vähemalt siis teda ei ole. Siis nagu, kas on tõesti nii raske lihtsalt mingi... No see ei pea isegi olema see, et sa annad enda teiste jaoks. See võib ka olla see, et sa lihtsalt lased tolle venna maha. Ja siis kõik on nagu, oota, aga... nüüd pole ju midagi, nüüd seda venda ei ole, mul ei ole vaja enam nagu teda paharetti tuuhutama minna, no seda jutumärkides paharetti, sest see vend tegelikult kuradi päästis kogu maailma nagu. Paar pointi on see, et prolli 20 aastat tagasi Putin pani ta enda mingi ihukaitsjaks, ehk siis andis talle elamise, lisaks veel Putinit ei ole, ma ei tea, mitu päeva juba nähtud. Ehk siis väidetavalt ta kardab kõiki enda ümbruses ja mingi kardab mürritamist ja sükseid asju, mis on arusaadav ka muidugi sel hetkel. Ehk siis ma arvan, et väga suur tõenäosus on, et kui ta tänava peal kõndima läheks, ta saaks kuuli. jah, seda nüüd küll. Ja no väidetavalt Zelenski on juba mingi palju on 3 seda mis asi see on nüüd? Eriüksust või? Ei, 3 korda on teda üritatud ära tappa. Aga no tal oli jah, Venemaa vist oli suht palju eriüksuseid saatnud sinna, et teda tappa, aga noh. No ja Venemaa pani need kuradi tšetšeenid ka teele ju. No Venemaa saatis üldse mingi tšetšeen ja need mingi, ma ei tea, mis sõjajumalakesed seal on neil. Ja siis päev, kui nad sõjas olid, need kõik surid ära. Konkreetselt nagu mingi põhivennad teevad lihtsalt video, Ukraina, te saate surma, tund aega hiljem kogu sats lihtsalt pronounced teed nagu. Reaalselt. Välja kuulutatud, et kõik läinud. Ei, aga kas te nägite seda uudist, et Putini sellele, kas see oli kinnivõtmisele või tapmisele pandi see $1 miljoni preemia? Tema, surnult või elus kinnivõtmisele. Mingi vene ärimees kusagil Ameerikas ütles, et ma annan teile $1 miljoni, kui te maha lööte tema. See oli ikka dollarites, eks ole? Ei, ma arvan, et rublades keegi ei oleks nõus. Rublades, sest see on mingi teemal, see on mingi 800 eurot praegusel hetkel. Jah, sinna kanti. Mul võib-olla kraabib kuidagi need rahad kokku mingil hetkel, aga nagu... Ei, see... Kuradi, see on küll päris naljakas, et mingi need Ukraina sõdurid isegi olid ju, et nad tegid mingisuguse video selle kohta, et nagu nendele vene sõduritele, et jaa, ei tulge ikka siia, te saate nii minna surma kõik, tulge ikka.
mingi ütles, et noh, saatsid oma selle Tšetšeenia mingi ma ei tea, mis kuradi gruppi nad saatsid. Et pidid kõvad sõjamehed olema. No nad on surnud praegu seega. Midagi sellist. Et see on päris naljakas. Ja ma nägin mingi videot ka sellest, kuidas Kiievis mingi Vene tangid sõidavad ja siis nagu mingi lagunevatest ja põlevatest majadest lihtsalt molotove loobitakse igalt korruselt, igast aknast lihtsalt neile tankidele peale. See oli ka päris nagu lahe video vaadata, kuidas mingi kodanikud, mingi mehed enamjaolt lihtsalt kuradi kaitsevad oma linna, isegi kui see mingi maha põleb juba. Ei, aga okei, mõelge nüüd selle peale. Kas te olete näinud neid videoid, kus nagu need kas alistunud või siis kinni võetud need Vene sõdurid helistavad oma vanematele või? Mm-hmm. Ja see on nagu minu arust kõige naljakam asi üldse. Sellepärast, et nagu kuidas, kui meie teeme midagi halvasti, kuidas meid karistatakse, on see, et meie vanematele helistatakse ja siis peetakse nemad kinni ja mis nemad teevad, nad helistavad oma vanematele. Ma lihtsalt ma ei tea miks, aga see nagu ei no selles suhtes mulle. Nende vanemad ju ei tea, enamjaolt on nendel videotel olnud see, et nende vanemad ei tea, et nad isegi sõjas on. Vene meedia mingi full valetab kõigi. See on ikka suht jõhker, kuidas saab nagu Venemaa on nii suur riik ja kuidas kõik need inimesed on nii clueless, et nad tegelikult on sõjas. Ei no see on, nad tarbivad Vene meediat ja Vene meedia ainult valetabki neile. Ja kõik see, mida üritatakse, või kõik need lehed, mis üritavad midagi öelda selle kohta, et see sõda on olemas ja see on halb või midagi sellist, eks ju. See on kõik tsensuuritud lihtsalt. Ja nüüd panti see ka ju, et kui sa räägid selle sõja kohta või levitad mingit infot, siis sind võidakse panna vangi 15 aastaks. See. Ei no, kui sa levitad teadlikult väärinfot. Jah, teadlikult väärinfot, aga nagu kes seda otsustab, valitsus otsustab lõpuks Putin lihtsalt ütleb, et sõda pole olemas ja kõik nagu. Ei, see on lihtsalt sõbralik sissetung. Ei, see on special military operation. Ukraina pommitas Venemaa linna ja venelasi, come on. Ja. Kuidas te siis ei tea? Kuidas te siis ei tea? Sorry. Minu paha. See on huvitav teema. Ja kui te tahate rohkem teada saada ja olla kursis kõikide nende välisuudiste kohta, siis võite Instas või Facebookis minna jälgima välishuvi, mis on siis meie ühe klassi UPT-na tehtud. Siuke väike blogi moodi asi vist. Jah. Jah, minge kõik, me paneme lingi descriptionisse, minge kõik hoidke end kursis välispoliitikaga. Jah. Banger. Mõtlen, meil on välja kuulutatud ka, et siuke härrasmees nagu, ma ei tea, täismees Stoicescu nüüd. Ta on igas uudiste saates käib Kalev Stoicescu käib rääkimas, ta on mingi kõva välispoliitik ja nüüd ta on meil kooli ka kutsutud. Kas te saate aru, kas ta tuleb lõpuks meil kooli või ta lihtsalt kodust paneb meile kirja Zoomi teel? Zoomi teel ju. Ma mõtlengi, aga nagu me peame mingi äkki distantsi mõttes 15 erinevas klassiruumis istuma või ta tuleb nagu paneb kirja Google Meeti meile? Ma arvan, et mingi Google Meet, ma ei usu, et ta tuleb mingi kooli meile, see ei ole. See on aus, tal on paremat teha hetkel. Jah, ma arvan, et ta ei saa väga Tallinnast väljagi nagu nii, et. Aga nagu, okei, vaata see küsitlus saadeti siis on ju, et kas teil on küsimusi ja siis seal lõpus oli ka see, et kas teil on ideid, kuidas me Ukrainat saame aidata ja mind täiega häirib see küsimus, sest ma olen 17 mul ei ole suuri rahakuhjasid nagu siin mõndadel inimestel meie koolis kuskil pangakontos istumas, et ma saaksin lihtsalt kogu oma raha annetada või Ukrainale vabandust. Ja nagu ma olen suht kindel, et ukrainlased ei taha minu vanu riideid või mingi madratseid, on ju. Ja siis mida nagu mida nad teevad sellega seal piiri peal, magavad kuskil talvel väljas? Mina oleks küll magada madratsi peal pigem kui mingi maas alla.
no okei, võib-olla mitte sinu madratsi peal muidugi. okei, no ma ei tea, mida see tähendab, aga okei. ei, kõik peale Mattiase madratsi. jah, kõik peale minu annetage madratseid, palun. Aga nagu, noh, kuidas me saame aidata Ukrainat? Me ei saagi otseselt. No mingit viisi me ikkagi saame. Mingit viisi, jaa, aga nagu ma saan aru, et sul ei ole mingi 1000 eurosid, mida annetada või 100 eurosid, aga isegi mingi üks padi või üks tekk, see aitab seda ühte inimest ja nagu kas sellest või isegi piisab, et sa saad kas või seda ühte inimest aidata. noh, jah, okei. No ei, selles suhtes, et jah, me saame aidata küll, aga noh, selles suhtes need variandid on juba olemas ja minu arust ka see, et see küsimus seal on, kui meil oleks kohustus kuidagi aidata, siis see oleks natukene veider. Aga kuna see ei olnud kohustuslik küsimus seal isegi küsitluses, siis minu arust see on väga nii kohatu, aga noh. Ei, see on kohatu üldse. Ma ei öelnud seda, see on väga nagu asjalik küsimus ja kui kellelgi on, siis nagu go ahead, lihtsalt mul on see, et ma ei kujuta ette ja nagu mida need inimesed tunnevad, mida nad tahavad, kuidas ma saaksin, sest et noh, tegelikult on ka see, kui ma seda raha annetan, ega tegelikult ma ei tea, kuhu see raha läheb lõppude lõpuks, ma ei tea. Ehk siis nagu, eks meil ikka oli nagu, me ka annetasime perega sinna humanitaarabisse, vaata, mis siin Eestis on see, ma nüüd ei tea täpselt, mis see oli, aga noh, igatahes sinna. Mingi oli. No jah, aga nagu noh, jah, see on nagu üldiselt nende heategevustega võikski tegelikult enne teha niimoodi, et sa uurid ära, kas on nagu mida see heategevus teeb, sest kui sul lihtsalt need internetis vaata mingi lambist heategevust, siis noh, võimalus on, et see on scam, võimalus on, et see on mingi 75% tulust läheb inimesele endale ja siis 25% läheb nagu noh, mingi nendele töötajatele asjadele ja siis mingi noh, sellest 25% läheb alles sinna hea tegevuseks. No see Eesti Punane Rist vist. Ei, no toon kindlasti. Ja sinna me annetasime. No mõned kindlasti, et noh, selles mõttes, et ärge igale poole ka oma raha kandke, on ju. Ikkagi mingi background check võiks olla. Just nii. Aga noh, jah, ma ei tea, kuidagi sõda, see on nagu jumala normaalne nüüd. Nagu ma ei tea, see on nagu koroonaga, vaata. Alguses oled mingi, oi, issand jumal, kui jube asi on ju. Ja siis, noh, okei, selle sõjaga läks natukene kiiremini kui koroonaga, aga nüüd on nagu see, et okei, sa ärkad üles ja sa loed uudiseid, vaatad Ukraina ja Venemaa, okei. Ja siis sa lähed oma eluga edasi, on nagu elu osa. Ei no minu arust peakski nii tegema, sa peadki oma eluga edasi minema, mitte stoppama. Ja ongi, ja siis on väga õige ka, nagu ega noh, mis ma siin teen? Lähen Ukrainasse ise tänavatele või? See on hea mõte tegelikult, võib-olla. See on väga hea mõte. See on väga hea mõte. Okei, miks te minust nii väga lahti tahate saada? Ma võin lihtsalt lahkuda ka nagu. ei. Intervjuusid ka väga hästi tegema. Jah, just. Jah, ei, ma ei tea, see no üks põhjuseid, miks me nagu võib-olla miks see sõda ja koroona tundub nagu normaalne nüüd ongi lihtsalt see, et me oleme ära harjunud, vaata. Et noh, pidevalt näha seda asja uudistes. Alguses jah, see on see, et oi, mingi halb asi juhtus. Aga kui see halb asi juhtub igapäevaselt, siis see hakkabki tunduma nagu normaalne ja siis lõpuks harjud ära sellega. No, jah. Tahaks ühest otsast veel kinni võtta see, et sa just näed seda. Minu arust on nagu päris... Mul on raske uskuda, vaata, et pidevalt me näeme mingi Twitteris, Instagramis mingi kaadreid lihtsalt pommitamisest. Nagu praegu sa näitad seda mingi oma sõbrale, aga kujuta ette, sa pead mingi paarsada aastat tagasi Essas maailmasõjas pead näitama mingi, kuidas sinu mingi kaevikuid gaasitati, kuidas sa räägid seda mingi. Sa lihtsalt keegi ei usu sind. Lähed ütles... paarsada aastat tagasi Essas maailma sees. Ja küll 100 aastat tagasi. See ole isegi nii palju. Või on 100 aastat tagasi. Jah, see on huvitav. Ja näed, selles suhtes meil on nagu eriti lihtne võrreldes nendega, kes nagu sõjas on, eks. Siin pole kahtlustki. Aga
jah , mul on raske ette kujutada, et Jakob, sa tõmbad lihtsalt mingi snappi välja ja filmi, Andu, pane, ei nagu näita neile. jah , ma see on nagu , ma olen nii palju näinud mingi neid kas TikTokis või Instagramis ma näen neid , just . mingid vennad filmivad , kuidas ta keegi nagu teine vend jookseb selle RPG-ga. bazookaga või RPG-ga Ja. jookseb mingi tänavale ja siis kõmmutab . nagu see on nii haige mõelda , et selle asemel , et sa mingi relva käes hoiad ja ma ei tea , katad seda venda , sa lihtsalt hakkad filmima nagu jõu , pane nüüd . ei , aga nagu mõelda vaid , see on tänapäeva ühiskond nagu . jah , seda selle asemel , et nagu tegutseda , vend on lihtsalt oota , enne kui sa lähed , las ma filmin . oota , mul striigi snap tegemata , mees . oota , ma saan 1 miljon view'd TikTokis , oota , rahu , ära mine veel , sa ei ole nii lähedal , rahu . ei , ei , aga see on ikka suht jõhker , kuidas sa näed mingi TikTokis rahulikult , näed , scroll'id ja siis sul on kõik mingi nagu halvad videod ja siis sul tuleb lihtsalt mingi vend , kes laseb bazookaga mingi tangi õhku ja siis on mingi okei , ja siis sa oled edasi oma päevaga nagu . tõenäoliselt . või mingi , ma nägin mingi üks , no see ei olnud kindlasti Ukraina-Vene sõjas , see oli kusagil , äkki oli Afganistanis tehtud see video , kus mingid vennad panid harja otsa , panid nagu kogu nagu kostüümi sellele , kogu oma sõjamundri panid selga sellele ja tegid selle võimalikult inimese moodi . ja siis olid niimoodi seina ääres nagu nurga peal ja siis pistsid selle nurga tagant välja , hakkasid nagu vehkima sellega natukene , siis see nagu harja ots sai mingi kuuli paar korda ja need vennad itsitasid täiega . Nad nagu naersid jõhkralt , see oli nii jumala meile nagu ühelt poolt naljakas , teiselt poolt natukene jõhker mõelda , et noh , meil on see , et me harjume ära sellest rääkimisega , neil on see , et nad harjuvad nii ära nagu sõjas olemisega , et nad , neile pakub see nalja nii-öelda . see on ikka jõhker nagu . oi jah , selle peale ma tahaks öelda , et tänapäeva ühiskond on hukas nagu . jah , mingid poliitikud mölisevad üksteisega ja siis mingid tiktokerid peavad üksteist püssiga laskma selle pärast nagu . okei , aga mõtle mingi James Charles lihtsalt sõjas nagu . vist kui ma olen õigesti aru saanud , siis James Charles ei saa Ameerikas sinna minna . sinna nagu nii-öelda kaitseväkke või kuhu iganes . aga kui USA-s näiteks kehtestatakse see martial law , vaata , see ütleb , et kõik noh , mingis vanuses mehed ei tohi lahkuda riigist , onju . kas ta siis tohib või ? no ma arvan jah , sest ta on ju gei , mitte mingi transseksuaalne keegi . aga siis ta on mees ju . jah , siis ta on mees , aga ta on gei . aga ta on mees . nii ? siis ta peaks ju jääma ikkagi . ei , ta jääb . okei , ja ma sain aru , et ta ei jää . ei , ta jääb . oota , aga mis siis , mis oli non-binary , oli see , et sul ei ole neid sul ei ole sugu . ja mis siis , kui kehtestatakse see martial law ja siis ma ütlen , et ma olen non-binary ja lihtsalt jalutan välja . noh , mul on siuke kahtlane tunne , et need ütlevad sulle ole vait , taun ja ei lase välja sind lihtsalt . ei , aga siis ma lihtsalt hakkan nendega kaklema nagu ei , kutid , ei saa aru , mul ei ole sugu . mees , sa ütled , et sul ei ole sugu ja sa tahad riigist lahkuda ja sa mölisid selle vennaga , kes on piirivalvur , kes elukutseliselt on kõva mees ja käsitleb relva nagu mingi 3. kätt endal . ma millegipärast kahtlen , et sa nagu peksa annaksid talle . ei no kas ma nüüd just peksa annaksin talle või ma hakkaksin nendega kaklema ja kas Lähed ei tähenda , et tema kaklema, nüüd peksa see ei saab . aita sul riigist välja saada , mees . no jah , äkki ma saan nagu ära rullida või midagi . las ma rullin välja riigist . see ei ole nagu see , et sa lähed üle piiri ja noh , oi kurat , nad ei saa enam kätte sind , sa pead nagu jooksma kaugele . Nad ei tohi tulla , see on teine riik . ärge tulge . jah , ei , aga sa oled ju mees , ära tule üle piiri . ei , sa ei tohi lahkuda riigist . Jou , war crime . hakkad teistele piirivalvuritele karjuma , sest ta tuli üle , kuti . laske teda alla . Come on , laske nüüd . Nad nagu , sa tulid ka , ei , aga mul pole sugu , ma olen non-binary . loe mu Insta biost , they them , eks ole . jah , okei , jah
no vot noh, väga huvitav idee. jah, kui testige, andke teada, kuidas läheb. Proovige, katsetage, kes iganes Ukrainas on ja on non-binary, öelge meile. kas sa isegi pead, sa ei pea lihtsalt ole mees ja ütle, ma olen non-binary, ma olen ära nüüd. Seda ka. Ei no vähemalt Mattiasil on nagu plaan olemas nüüd. ei, minul on plaan kraav kaevata oma põllu peale ja sinna minna istuma. Õige. Teki peale ja magama ära. Jah, just. Mul on tunne, et see töötab. Mul on tunne, et tal on paremad mingi survivimisvõimalused kui mul nagu. Nojah. Selles suhtes mitte kedagi ei huvita, mida mingi Vassekuuste maakodus keegi teeb. Neid huvitab, mis toimub Tartu linnas. Okei, solvav. Ei no see on lihtsalt loogiline. Kui sul on armee, siis sa lähed armeega ju vastaste pealinna või mingit suurt linna nagu nottima selle asemel, et Vassekuustest mingi paar kilta väljas kellegi maakodunt minna nagu piirama. Ei, okei, aga mõtle nüüd korra, kust poolt nad tulevad. Kui nad tulevad Lätist, siis on suur võimalus, et nad tulevad ka sealt läbi. Nad sõidavad mööda kindlasti, aga nad panevad mööda maanteed lihtsalt Tartu poole edasi. Aga äkki mingi jors tuleb ja vaatab üle. Äkki keegi valvama ikka. Nad tulevad arvatavasti rüüstavad sul mingi kodu ära, võtavad sult panne ja mida iganes. Jah, okei, pannid. Sa jääd pottidest, pannidest, söögist, arvatavasti lehmadest. No kui see on midagi nagu NSV-liit, siis jah. Mis on mu lehmadega teevad? Panevad tangi taha ja veavad kaasa. Tsiviilisikud ründavad ka alla. Seda ka ja nad panevad pommi su mingi lehmakarja sisse. Nad lihtsalt testivad. Terrorilehm lihtsalt sadavad Tartusse mingi. Kui nüüd tänavaid läbi kõik hoiduvad. Kõik vaatavad. Oi ei, keerad ümber näed lehmakarjast. Oi ei oska. Pomm. Need milkerid, ma ei saa. Nüüd teeme meie nalja lihtsalt sõja üle juba. Oi jah. Seda küll. Lähme edasi lihtsalt selle teema pealt või? Ja nüüd on minu kord rääkida, mis muss on? Kõik, kes eelmist osa kuulasid, teavad millega tegu. Kui ei tea millega tegu, käime üle. Mattias, millega tegu on? Ma lihtsalt tahtsin öelda, mingi kuulake eelmist osa, aga okei. Põhimõtteliselt, mis muss on? Nii, lähme edasi. On segment, kus meie siis tutvustame ühte, no mitte nii tuntud artisti, räägime neist natukene ja siis soovitame nende laule. Ja. Kõrvad kikki. Nii. Mina siis valisin ühe bändi nimega 99 Neighbors, ehk siis 99 ja siis on Neighbors või naabrid inglise keeles, kui mu inglise keel on väga halb. Nii. Nad on siis Ameerika muusikagrupp, mis koosneb 7 liikmest. Seal on nii lauljad, räpparid kui ka mõned producerid. Mis veel? Põhilised žanrid siis on hip-hop, jazz ja rock ja ma ei teagi, räpp ka. Jah, ongi jazz ja räpp on mõndades nende lauludes koos mulle väga meeldib. Alustasid siis 2018, kui 3 mingit sõpra lõpetasid Vermontis kooli. Väga huvitav ajalugu neil. Ja rohkem tegelikult nende kohta väga midagi ei olegi. Suht nagu igav Wikipedia leht on neil ja nende koduleht ka ei ole väga huvitav, aga nende laulud on head. Neil on 2 albumit. Üks on siis Television oli vist. See on suht hea. Kuulasin terve selle läbi, mulle väga meeldis. See oli ka nende esimene album minu arust. Teine on Wherever You're Going, I Hope It's Great. Natukene masendav pealkiri, aga laulud on väga head. Ja siis neil on hästi palju singleid. Ja see Wherever You're Growing, I Hope It's Great on nende teine album. Ka kõige viimane album, mis nad välja lasid eelmine aasta.
Soovitan väga kuulata, mulle väga meeldis. Seal on kõike, seal on džäsi, seal on rocki, seal on räppi, segu kõike. Suurepärane, minge kuulake. Rageless Hope on väga hea laul, see on kohe esimene laul seal. Together. Mama wanted that's after all of the nonsense and violence you put her through cause she was motherfucking awesome. Otherwise, these feelings wouldn't be talking. I'm trying love and acceptance, so pick it up when I call Vegas. Ja siis mõned nende singlid on ka neid ma ei ole nii palju kuulanud, aga need on ka väga head. 49er on suht hea, soovitan seda kuulata. My days have been better off with you by my side. She became an escape, never stop on like when it breaks. Sunny life, don't get stuck in the rain. Kui aus olla, siis ma ei oska muusikat nii hästi kirjeldada kui Jakob, nii ma loodan, et Jakob viskab siia vahele mõne lauluklipi. Võib-olla nii, et Spotify's tuleb natukene pikem klipp kui YouTube'is, sellepärast et YouTube'is on meil siiski see mul ei tule see nüüd meelde, aidake mind. Totakas copyright reeglid. Jah, totakad copyright reeglid ja need on natukene keeruline ümber saada. Ehk siis kui Jakob viitsib, siis on Spotify's pikemad klipid, aga võib-olla ei ole ka. Ja ma ei tea, kas seal on mingi küsimusi. Miks nemad? Jah, kust sa nagu leidsid nad üldse? Kus ma leidsin? No kui aus olla, siis nii nagu me tulime selle segmendi peale, siis mina sain aru, et mina pean teisena tegema. Ja siis ma paaniliselt hakkasin otsima artisti, kes ei ole nii tuntud, aga nad siiski on tuntud natukene. Neil on vist mingi 600 000 600 000 monthly listeners, mis on nagu suht okei. See ei ole väga palju, see ei ole väga vähe. Ja siis ma isegi, ma ei tea, mis leidsin enda mingi Discover page'ilt lihtsalt, sest et neil on suht sarnane stiil mõndade teiste artistidega, keda ma kuulan. Nagu näiteks? No mõned laulud meenutavad Jojit, kes on ka väga hea, mulle väga meeldib. A$AP Rocky, mõned natukene meenutavad. Ja ma isegi, ja siis ma natukene guugeldasin nende kohta ja siis väga palju infot nende kohta ei olnud, sellepärast ka nii lühike kokkuvõte nende kohta, neil ei ole pikk ajalugu nagu Jakobi, mul tuleb kahe nimi meelde, ei tule meelde. Masayoshi Takanaka. Ja just. Ja Andul on lõpuks meeles see. Ja siis ma mõtlesin, et kelle kohta ma veel teen. Ja siis mõtlesin, et okei, ma ei taha väga nende kohta teha, aga siis ma ikkagi nagu läksin tagasi nende selle kõige viimase albumi juurde. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et okei, et see album mulle väga meeldib, et ma teen nende kohta. Et ma tegelikult otsisin nagu teisi, kelle kohta ma mõtlesin teha, aga kuna ma läksin nii palju tagasi nende albumid kuulama, siis ma mõtlesin, et mul on lihtsalt kõige parem nende kohta teha, kuna ma kuulan lihtsalt nende muusikat nii palju viimasel ajal. Ja tegelikult mulle ei meeldi üldse uut muusikat kuulata nagu selles mõttes, et ma leian mingi ühe artisti ja siis ma kuulan teda nii kaua, kuni ma enam ei taha kuulata teda ja siis ma ei tea, läbi Jakobi leian vist uue artisti või midagi. Võtad veel vanem artisti. Jah, reaalselt. Ehk see, et ma nagu leidsin need enda For You page'ilt või no Discover page'ilt ja nad meeldisid mulle, oli suhteliselt üllatav. Et ma kindlasti soovitan, minge kuulake nende laulu, lingi paneme ka descriptionisse YouTube'is. Tõesti, nad on minu arust underrated. Go follow, kuulake. Loodan, et teile ka meeldib. Ja ma ei tea, Neil mõned tuurid tulevad, aga need on kõik Ameerikas. Nad vist ei ole veel nii suured, et tullagi Euroopasse. Aga ei ole hullu. Küll nad kunagi sinna ka jõuavad vast. Ja ma ei tea jah, mida muud öelda. Nagu neid on 7. Jaa. Seal ongi see, et kokku on neid 7, et seal on ka producerid
sees, et kõik ei ole nagu lauljad ja räpparid. ehk siis seal on vist 4 lauljat peaks olema. okei. Ma võin need Mõtlen ette ka isegi- lugeda. Aga need on suht huvitavad nimed. Anna artisti nimed mulle. Sam Paulino, Hank Nativ, Somba, Aidan Ostby ja siis on producerid on Swank Juju ja Jared Fear. Ma võib-olla butcherisin täiega neid nimesid. Mul pole õrna aimugi, kuidas neid hääldada. Aga jah, vist ma oletan, et on 4 lauljat, jah, peaks olema. Ja neil ongi nagu see, et nad panevad mitu erinevat žanrit kokku, mis on mulle nagu väga meeldib. Nagu R&B teevad ka, nagu panevad enda muusikasse, mis on nagu väga, väga mõnus. Ja ongi nagu jazz ja rap. Siukse laulu, mida sa saad ka kaasa laulda ja mida kuulata siis, kui sa näiteks autoga sõidad või ma ei tea, kõnnid koolist koju. Siuke rahulik. Ei ole nagu väga, oleneb muidugi tujust. Aga kui siuke nagu rahulikum rap, neil on mõned muidugi ka natukene mitte nii rahulikud. Ehk siis minge kuulake, midagi te ikka leiate, mis meeldib. No mul on südames siuke suur koht lüürika räppile. Ma olen siuke old school'i peal üles kasvanud. Ehk siis siin on ka väga tuntav see, et nad on lüürika peale mänginud, mis on nauditav. Võib-olla tõusev Eminem siit, kes teab. Kas just tõusev Eminem, aga neil on nagu, ongi see, et nende lüürik on hea, imo, ja see, kuidas nad ongi pannud kokku nii mitu žanrit, ongi nagu hämmastav, et see nagu kõlab nii hästi, et terve laul ei ole räpp, vaid sul on nagu räpi osa, siis tuleb mingi soolo ja siis tuleb uuesti räpi osa ja kõik see nagu töötab ja nagu see ongi minu arust just see, mis teeb neid ka nagu teistsuguseks natukene, et neil nagu kõik nagu sujub nii hästi ja ei ole ainult nagu kuidas ma nüüd, seda on nii raske seletada, aga ma jällegi arvan, et kui te kuulate, te saate aru. 7 minna tuurile võib ka päris lõbus olla. See võib väga lõbus olla. Et ma kuulasin väga palju erinevaid artiste, nagu tõesti natukene liiga palju. Ja kõikidel oli nagu mõned head laulud, aga neil oli kõige rohkem, neid ma kuulasin kõige rohkem. No see näitab, kui sa nende juurde jõuad iga kord tagasi, siis peab ikka neil midagi nauditavat olema ja loodame, et teile kui kuulajatele on see samamoodi. Jah. No meie segment, mida me üritame siin arendada, on vaikselt läbi, kuid ärge jääge ootama miskit, minge kuulake meie eelmist episoodi, kui te ei ole, ja kindlasti subscribe'ige meile, et ei jääks järgmisest ilma, sest mina juba teid üllatan järgmine kord. Aga veel millestki, millest ma tahaks rääkida, oleks siin vaheaeg, meil on vabad käed, me saame rääkida, millest me tahame. Mina lugesin Postimehes ka siukse uudise välja, et Olvi, kes peaks olema siis A. Le Coq'i eelkäija, mingi emafirma, midagi tähtsat nendega seotud, paneb oma tehaseid nüüd Valgevenes ja seal, öelge see teine riik, mis meil pahandust tekitab, Venemaal, paneb Venemaal oma tehaseid kinni. No see on arusaadav, et ta tõmbab idariikidest välja. Ma mõtlen, et ta ei panda ju täiesti kinni siiski. Mina olen see inimene, kes loeb lihtsalt uudiste pealkirja ja teen häid oletusi nende põhjal. Siis ma nüüd üritan siit selgemat pilti välja saada. Mis tegelikult toimub. Nii kaua, kuni Andu üritab pilti saada endale silme ette, siis lihtsalt minu muusikasegmendiga. Ma tahan, et kui te viitsite kuulajad minna YouTube'i ja kommenteerida ka alla näiteks, keda teie kuulate. Üritame podcasti teha rohkem interaktiivimaks kuulajatega, ehk siis minge kommenteerida ka alla näiteks, keda teie kuulate või kirjutage Instasse
Facebooki. Mina tahan teada ka, mida teie kuulate ja keda teie, kui teil on mõnda head artisti, keda te tahate meie mainiks, siis andke teada. See käib minu muusikasegmendiga kokku. Andreas, kas sa oled oma... Ja ma zoonin tagasi sisse. Okei. Eesti inimene peab ikka teadma, kuidas töötab. Tuleb välja, et A. Le Coq'i õllefirmat omab siuke asi nagu Olvi, ehk siis veel tähtsamad seltsimehed. Ja põhimõtteliselt on see, et nad lihtsalt ei toeta seda, mis toimub Ukrainas ja panevad enda tehased Valgevenes ja Venemaal kinni, mida me siin eestlased minu näol näiteks mina kindlasti toetan. Ehk siis meie Eesti õlu ei saa olla tehtud ju kuskil sopases riigis nagu Venemaa. Just nii. Ei, väga huvitav lõppmängs meil siit, aga mul on tunne, et tegelikult ärme üle pinguta, kui meil siin kuulajad naudivad, siis me oleme ju järgmine nädal juba tagasi, poisid. Yeah. No, mul on nädal aega puhkust veel selle haiguse tõttu. Ma tulen kiusan sind, ma ei jõua nägi. No tule proovi. Ma hakkan iga päev sulle helistama tundide ajal nägi. Ma hakkan sulle tunni ajal helistama, ole nüüd. Ma teen videokõne sulle, mõtlen, Jakob peab osa võtma. Palun. Viiks lihtsalt kogu klassi distantsil, et Jakob saab ka nagu kodus. Mõtle nagu ütled kõikidele, et tõstaks käe ülesse. Joo, tõstke käsi. Või need ei saa aru, et me hääletame selle jaoks, et just teeme tõst nantsu. Ei, aga üritame veendada õpetajaid, et nad nagu ainult Jakobi jaoks paneksid selle kaamera püsti. Ei, ainult minu jaoks ei ole, ma võin nii palju öelda. Ei ole või? Okei. Sa suutsid veel inimesi nakatada. Yes, Jakob. Ma panin poistega tatti veidi ja siis tähendab. Mida? Tähendab? Tähendab, et vaadake Välishuvi Instagramis ja Facebookis, vaadake meie podcasti Instagramis, üritame aktiivsemaks asja teha, palun kommenteerige YouTube'is selle podcasti alla. Vaadake meid ikka Spotify's ja Apple podcastis, väga mugav, väga tõhus. Aitäh teile, kui soovite shoutout väike homme, kes kuulab esmaspäeval, ehk siis teisipäev 8. märts on naistepäev, Pobade väga hea kingitus oma naisele. Aitäh meie poolt ja kohtume juba järgmises episoodis. Ciao. Ciao.